Tere tulemast kõigile ja täna tuleb jälle õmblemise video. Ühes eelnevates videost ma kõmblesin sellise pehmete kaantega organisaatormapi ja ma jätsin meelega videost välja kõik selle osa, kus ma seda kanti õmblen. Ja ma mõtlesin, ma teen kohe eraldi video sellest, kuidas ma kandin, kuidas ühendada kandi algus ja kandi lõpp, kuna tegemist on niimoodi ümberringi kantimisega ja kuidas hästi korrektselt neid nurkasid teha. Et esialgu võib tunduda keeruline, aga ma ütlen ausalt, et üks nurk panete pausi peale, teete järgi, panete pausi peale, teine nurk läheb kiiresti ja kolmas-neljas nurk läheb nagu ludinal ja saate edaspidi elus kõik kanditud nurgad endale väga ilusad. Ja ma näitan seda, kuidas hästi lihtsalt teha. Selle jaoks on mul siin loomulikult õmblusmasin ja siis on mul selline tükk kangast. Tegelikult mul on siin täitsa 2 tükki kangast, sellepärast et mul on vatiiniga kangas ühel pool ja ühendan ma siis täitsa tavalise puuvilasa kangaga. Ja siis ma ostsin endale lõheroosat kanti, lihtsalt sellepärast, et paistaks hästi välja. Ja õmblema ma hakkan üldsegi punase niidiga, ainult sellepärast, et paistaks võimalikult hästi välja. Head õppimist! Ja kui te kantimise selgeks olete saanud, siis võite panna like video alla. Aitäh! Aga läksime. Mul on siis vaja kantida ära selline asi. Ja ma teen niimoodi, et see jääb minu pealmiseks pooleks ja see jääb tagumiseks pooleks. Kant on mul puuvillane, diagonaalkant, valmis ostetud. Ja see on siis selline kant, kus need 2 poolt tulevad siin keskel peaaegu et kokku. Ja mis ma teen? Ma teen siis niimoodi, et ma kuskilt siit keskelt hakkan teda kantima. Ja ma jätan esimesed 1-5 sentimeetrit lahti. Ma keeran selle kandi murdejoone siia lahti niimoodi ja panen selle kohakuti minu servaga. Ma ei traagelda teda, vaid ma hakkan kohe masinaga õmblema. Ja masinaga õmblema ma hakkan siis täpselt mööda seda murdejoont. Kohe näitan. Nüüd on mul jäänud mõned sentimeetrid veel õmmelda ja nüüd on stopp. Ma näitan, mis ma teen edasi. Ja nüüd ma teen sellise asja, et ma mõõdan ära, mitu sentimeetrit või õigemini küll mitu millimeetrit on sellest minu õmblusest ehk murdejoonest kuni siia ääreni. Ja siit on 9 millimeetrit. Nüüd ma vaatan, kust lõpeb siit minu kangas ja teen siia sisse sellise murdejoone. Ma võtan selle kandi, keeran nii-öelda tagasi ja sõrmedega lihtsalt teen siia murdejoone sisse. Nii. Ja nüüd sellest murdejoonest ehk sellest kohast, kust mul see kangas lõpeb, mööda seda joont nüüd siit mõõdan ma tagasi 9 millimeetrit. Nii. Ja panen sinna täpi. Nii. Siia kohta. Ja nüüd sellest kohast siia äärde on 9 millimeetrit ja siia on 9 millimeetrit. Ja nüüd ma joonistan siia nurka diagonaali. Ja õmblema hakkan ma nii, et ma õmblen siis kõigepealt kuni selle kohani, kuhu me tegime täpi ja siis mööda diagonaali edasi. Nüüd ma keeran teda natukene ja ma õmblen mööda diagonaali. Ja kuna ma plaanin nüüd ta ära lõpetada, siis ma teen siia kinnituse. Lõikan ta siit küljest lahti. Meil on nüüd selline diagonaal õmmeldud. Nüüd ma teen sellise asja, et ma keeran teise külje nii-öelda ette oma töös. Ja nüüd ma võtan selle kandi ja murran ta siit, ma teen ta lahti kõigepealt, murran ta siit 45 kraadise nurga alla. Kui ma siit 45 kraadise nurga alla ära murran, siis tuleb üks selline pikk sirge mul. Nii, sellise murdejoone tegin siia sisse. Sõrmedega lihtsalt
hoian teda siin ja nüüd ma võtan selle sama kandi, mis ma sinna taha nüüd viisin. Ja ma murran ta sellest kohast, kus on mul see äär siin, see. Täpselt panen selle peale ja murran, ma natuke keeran teda vist. Ja murran ta niimoodi ära. Kordan, kõigepealt oli 45 kraadi, eks ole. Ma hoian siit kinni ja toon ta tagasi. Ja nüüd ma vaatan, et ta jääks täpselt siit. Ja nüüd ma hakkan õmblema, panen uuesti nii pidi siis nüüd. Ja ma hakkan õmblema mööda seda murdejoont. Nüüd oleme jõudnud jällegi siia nurgani. Ma teen siia murdejoone. Sellest murdejoonest mõõdan tagasi mööda seda 9 millimeetrit. Panen siia täppi. Ja nüüd ma sellest täpist siia nurga diagonaalini joonistan ühe sirge. Nii. Ja õmblen ma nüüd mööda seda murdejoont siiani. Ja siis mööda diagonaali ja kinnitan ära ning lõikan niidi ära. Keeran teistpidi oma töö, võtan kandi lahti ja nüüd ma viin selle kandi siia taha 45 kraadi. Tekib üks sirge kant ja meie tulevane äär. Siia teen murdejoone ja murran kandi tagasi. Ja hakkan õmblema siit, kus on meie murdejoon. Kõik 4 nurka on mul nüüd õmmeldud ja nüüd olen ma jõudnud oma õmblemisega sinnamaale, et mul on vaja kandi lõpp ja algus omavahel ühendada. Ma näitan, kuidas ma lihtsalt teen seda. Ma kõigepealt kinnitan paari pistega õmbluse. Lõikan siit kuskilt ära. Ja ma võtan siis kandi alguse ja murran ta 45 kraadise nurga alla. Panen siit praegu nööpnelaga kinni. Ja nüüd ma võtan kandi lõppu. Panen siia vastu nii, nagu ta jookseb siit mööda äärt, eks ole. Teen ta lahti. Ja siin kohas, kus ma näen, et on see kandi algus, murran ta 45 kraadise nurga alla siia poole. Ja ma vaatan siis seda, et need murdejooned satuksid kohakuti. Nüüd on mul siin murdejooned sees, kui nad sisse ei jää, siis võib neid natukene triikrooga triikida. Ja panen nad kohakuti. Natukene murran siit pooleks ja panen nööpnelaga kinni siit kohast. Et oleks lihtsam siin toimetada mul. Ja nüüd panen kokku need kandid ja õmblen siit mööda seda diagonaali. Lõikan ülejäänud ära. Ja ma lähen pressin selle õmbluse maha praegu. Ja seejärel õmblen kinni masinaga. Siit ära. Nüüd on kant siit poolt on ta kinni õmmeldud ja ma hakkan teda nüüd teiselt poolt kinni õmblema. Ja selle jaoks ma siis keeran selle nii-öelda vasaku pahema poole välja. Ja murran selle kandi siia peale, nii et ta kindlasti katab ära minu selle esimese õmbluse. Nüüd, kuna minul oli siin vatiiniga riie, see on suhteliselt paks,
siis ma olin sunnitud tegema selle asja, et ma praegu lihtsalt lõikasin käsitsi natukene seda õmblusvarusid kitsamaks. Ta muidu lihtsalt ei ulatunud selle esimese õmbluseni ja ma panen selle esimese õmbluse nööpnõrtega kinni. Nüüd nurga jätan ma praegu tegemata ja ma panen siit samamoodi ühest kohast lihtsalt natukene kinni, et mul oleks lihtsam nurka teha. Ja nüüd, kui ma selle nurga pööran siia poole, siis näete, juba tekib selline nurk meil. Ma vaatan nüüd sellist asja, et siin paremal pool on mul topeltkangas siin pool. See tähendab seda, et kui ma nüüd seda nurka hakkan tegema, siis selle topeltkanga ma jätan nüüd teisele poole, et nad ei jääks mõlemad, eks ole, et üks on siin pool ja teine on teisel pool. Ja panen siis ka nööpnõrtega kinni. Ja ma panen nööpnõrtega ümber ringi kõik ära. Nüüd on 2 varianti. Üks on see, et tõmmelda käsitsi salapistetega see kant siia külge, aga mina õmblen masinaga sellepärast, et kuna ma tikin niikuinii hästi palju, siis oma tikkimisvajaduse saan mina sealt kätte ja ma näitan, kuidas ma masinaga seda õmblen. Aga enne masinaga õmblema hakkamist ma traageldan ta siia kinni ning seejärel ma pressin selle kandi ära. Miks ma nüüd teda traageldan? Sellepärast, et minul ei ole õnnestunud niimoodi, et ma õmblen masinaga ära ja pärast seda alles pressin ja siis jääb see kant jube ilus. Minul kipuvad sellisel juhul jääma sinna sisse ikkagi mingisugused sellised diagonaalsed lainekesed või kortsukesed õrnalt muidugi, aga mind häirib see. Sellepärast ma teen nii, et ma kõigepealt traageldan. Peale traageldamist pressin triikrauaga ära selle kandi, siis ta võtab oma sellise hea kuju ja alles siis ma õmblen ta masinaga läbi. Kant on mul nüüd ära pressitud ja nüüd ma hakkan õmblema. Ja õmblema hakkan ma nii, et ma mitte ei õmble siit vasakult poolt, nii-öelda pahemalt poolt, vaid kui ma tahan, et mul parem pool jääks ilusam, siis ma õmblen ta paremalt poolt 1 millimeetri kauguselt siit äärest, see on üks variant. Ja teine on see, et ma õmblen täpselt siia õmblusesse. Mina õmblen praegu kuskil millimeetri kauguselt ja kuna mul teiselt poolt, eks ole, siin on õmblus juba olemas ja see õmblus on siin peidus kandi all, ma niimoodi traageldasin ta kokku, et ta peitu jääks, siis mul ei ole nagu seda hirmu ka, et kui ma siit 1 millimeetri kauguselt õmblen, et ta ei kataks mul seda kanti siit ära ja jookseks mul kandi pealt maha see õmblus. Minul on nüüd jällegi, eks ole, tumepunane niit, kontrastne, et loomulikult päris asja õmblemiseks läheb toonis niit ja kõik jääb väga kaunis. Proovilapp on valmis, välja näeb ta siis selline, nurgad. Minul on õmblus tehtud kontrastse niidiga, nurgad teiselt poolt. Kandi alguse ja lõpukoht on siin. Loomulikult, kui võtta kandivärvi niit, siis ta jääb väga kena ja nähtamatu. Ja nagu te nägite, siis midagi keerulist tegelikult siin ei ole ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh vaatamast!